Tere, tere, müstilise šamaani ennustuskaardite kuulajad ja vaatajad. Sel nädalal teen kaardi lugemise sarja, sest jah, sest sellepärast, et mulle tundus, et see on vajalik. Taevas on koos väga koondunud energia, väga paljud planeedid on jäära energias, jäära tugevusega ja selle jäära impulsiivsusega. Ja ega siis planeet ei küsi, kas see jäära tormamine talle sobib või mitte. Ja sellepärast mulle tunduski, et mõned teemad tahavad praegu nagu eriti selgelt välja tulla ja ennast näidata. Sellepärast ma sellel nädalal iga päev esitan kaarditele erinevaid küsimusi. Näiteks, et mis asi on sinu jaoks sel hetkel praegu keeruline, mida tuleb näha, mida tuleb tunda, mida peab lõppema, mida peab nagu ümber mõtestama, kus on näiteks segadus, sellepärast et Neptuun on segaduste planeet natukene. Ja sina saad iga päev valida oma variandi ja kuulata, milline sõnum sind just selle päeva küsimuse kaudu kõige rohkem kõnetab. Nii et seda nädalat võid võtta kui väikest sellist sisemist teekonda ja võid tulla siis iga päev uuesti kuulama, vali kaart ja vaata, kuidas need sõnumid siis nädala jooksul omavahel kokku hakkavad mängima. Ja nädala lõpus võid ju enda jaoks teha väikese kokkuvõtte, et mis teema kõige rohkem puudutas, mis kordus, mis sai selgemaks, võib-olla millele rohkem tähelepanu pöörata. Aga loomulikult, ega seda sarja ei pea kuulama ainult nii, et kõik päevad pead kuulama ja läbi katsuma. Võib-olla lihtsalt selle nädala jooksul kõnetab sind ainult üks kindel küsimus ja järgmistel nädalatel kõnetab hoopis teine küsimus. Kaardi ladumised ei saagi olla nagu ühenädalased või neid, nii kui sinul tuleb impulss mingisugust infot teada, siis kaardid annavad ikkagi selle info selleks hetkeks sulle selle edasi. Nii et sellest nädalast võib saada siis võib-olla sihuke peegeldus sulle või mõni taipamine või väike suunamuutus. Ja ma arvan, et see sari sobib sulle, kui sa tunned, et sinu sees on nagu hästi palju liikumist, aga palju küsimusi, ei tea kuhu poole minna, mida teha. Et kas tõesti niimoodi, et istuda, mediteerida ja vaadata iseenda sisse või hoopiski jooksma minna või sahtleid koristada. Nii et ma üldse ei imesta, et kõigil meil mingi selline soov on, sest see jäära energia nende planeetide mõjuga on ikkagi suht selline energiline. Täna on 3. päev ja küsimus on antud mulle Kuule. Kuu, kes näitab meie emotsionaalset sidet. Ta näitab seda, kus me tunneme ennast turvaliselt või tahame tunda turvaliselt, kus on meil sellised harjumuspärased ja turvalisuse mustrid. Ja tänaste kaartide ülesanne ongi, et vaatame, milline tunne või emotsionaalne side tahab nüüd muutuda, mis võib-olla on olnud tuttav ja omane, aga enam ei toida samal viisil. Või kas mõni sisemine vajadus vajab ümbervaatamist või suuremaks või väiksemaks kasvamist, jah? Nii. Ja vali siit siis ära oma kaart, müstiline šamaan, andide rist või jaaguar. Esimene kaart, müstiline šamaan. Selle kaardi puhul tuleb mul välja hästi esile kohe selline hästi õrn ja väga sügav
tundemaailm ja minu jaoks ma nägin, et see on nagu selline armastuse kaart, sest ma näen, et siin on see karikakar, et keegi nagu tõmbaks karikakralt neid kroonlehti, armastab, ei armasta. Siin on nii intiimsed, lähedased ja sellised hingepõhjast tulevad tunded. Võib-olla see puudutabki sind, kes sa just oled armunud, on suur armastus ka sündinud või sündimata last, aga ka võivad olla vanad perekondlikud sidemed ja selline tunne, et sinus on olnud juba päris kaua selline õrn olek, aga sa pole nagu seda päris, isegi ise polegi julgenud seda välja nagu tunnetada või lõpuni elada. Ma ei näe siin selle kaardi puhul, et sa peaksid midagi jõuga nagu lahti laskma, et mingisugune emotsionaalne side oleks väga-väga tugev. Siin on just vaja nagu vabastada hirmu sellise tundlikkuse eest. Võib-olla oled sa kandnud mingit vanat emotsionaalselt mustrit, mis on kaasa tulnud võib-olla suguvõsast, võib-olla isegi mõne armsa inimese kaudu, aga see on minu jaoks selline positiivses võtmes, et ma näen nagu vanaemagi nagu õpetas midagi, ütles sulle, noh, vanaema või vanaisa ja sul siiamaani, nii kui sa nagu mõtled selle peale, siis on see tunne nagu elab sinu sees nagu edasi. See kaart võib ka näidata seda, et see mõni vana side tahabki tervendamist saada ja võib-olla sinu ellu tulebki tagasi mõni inimene, kellega sa pole kaua suhelnud, aga see emotsionaalne side pole nagu mitte kuskile kadunud, jah. Või on see, et sa lihtsalt tahadki minna mingisuguse, ma ei tea, näiteks mingi maja juurde, mingi kallis asi, mingi ehe või mõni, ma ei tea, tass või kapp või laud, selline tunne, et sa tahaksid nagu seda paitada, et see on sinu jaoks nagu praegu hästi selline oluline. Sa tunned, et see on sinu ellu nagu tulnud just seda emotsionaalsust nagu juurde tooma, et sa nagu tahadki vastu võtta siukseid erinevaid armastuse ja intiimsusega tekkivaid tundeid. Et võib-olla ongi see, et need õrnad tundeid, et sa ei pea neid õrnu tundeid enam peitma, neid kuskile ära, vaid nagu tunnistamagi seda, et jah, ma olengi armunud, ma armastangi, ma hoolingi, et hästi julgelt nagu selline tunne, et tahaksid teisi õpetada, kuidas armastada, jah. Nii et tee seda julgelt. Ütle oma tunded julgelt välja. Andide rist. Siin puhul see emotsionaalne side tuleb mul hästi tugevalt välja, et sellised teadmised, vastutus, selgitamine, teiste toetamine. Võib-olla sa oled praegu sellises olukorras, kus on hästi palju, on sul vaja kirjutada, rääkida, selgitada, juhendada, õpetada, nagu teistele teed näidata, kuidas edasi minna. See ongi võib-olla nagu sinu tööga seotud, abistamisega, ma ei tea, lapsed, sotsiaaltöö, seadused, selline niisugused lihtsamad rollid, mida inimestele nagu seletada, niisugused lihtsamad asjad. Ja sina nagu oledki, kes nagu seletab ja toetab. Aga kui on nüüd küsimus ikkagi tulnud, et kuu küsimus, et milline tunne või see emotsionaalne üksiolek tuleks nagu lõpetada, siis mulle tundubki, et siin tahab muutus see, et sa võtad neid lugusid, keda sa aitad väga hinge, jah. Ja sest need kõik lood ei ole nagu lihtsad ja sa tead küll nagu mõistusega, et ei tohi isiklikult võtta, aga süda ikka võtab ja sa tahad aidata, et inimesed teeksid paremaid valikuid, et nad liiguksid edasi.
noh, sa nagu oled isegi ütelnud, et mina aitan, aga teie kõnnite ikka nagu tagurpidi, et üks samm edasi, kaks tagasi, et sul on nagu valus vaadata, kuidas inimesed iseennast ei suuda aidata. ja, ja siis see just selline, see, et nad ei tee, see jääb nagu sinu sisse nagu tööle. Nii et eks ta siin ütleb, et sa pead ikkagi leidma selle emotsionaalse piiri, et mitte ükskõiksust, vaid selline terve piir. Vaata, siin on jagatud ümmargused ja kandilised vormid väga ilusasti, et sa võid jagada oma teadmisi, oskusi, oma toetust, sa võid näidata teistele teed, noh, sa teedki seda, jah, aga sa ei pea kandma nagu teiste valikuid oma südames kaasas. Mõni süda või mõni selline side tuleb ära lõpetada, kus sa oled nagu emotsionaalselt kinni jäänud, et sina lähed oma eluga edasi, teised vaadaku, et sinul on see ümmargune auk, kus on väga lihtne edasi minna, arvad, et see on lihtne, teisel on lihtne need trepiastmed või vastupidi, et sina lähed trepist ülesse, aga teised jäävad sinna ringi sisse kordusmustrit kogu aeg tegema. Nii et lase lihtsalt, tee see emotsionaalne valik ja see piir, kus sa tunned kaasa ja kus sa lased lahti. Kolmas kaart, Jaaguar, selle kaardi puhul on, ma näen sellist emotsionaalset haavatuvust, olla julge, olla nähtav. See emotsionaalne side või haavatavus võib olla seotud sellega, et kuidas sa ennast tegelikult siis näitad ja just mitte see, et milline sa välja näed, vaid sinu teadmisi ja oskusi, kui palju sa julged olla päris see, kes sa tegelikult oled oma oskustega. Et jah, siin väga ilusti on ka välja tulnud see, et sa oled ka võib-olla ennast väliselt tahaksid muuta või juba muudad. Võib-olla oled midagi juurde õppinud, arenenud, muutunud tundlikumaks ja teadlikumaks ja ma ei tea, taiplikumaks, jah. Ja sa tead väga hästi, et sul on mingisugune kindel anne või oskus on juurde tulnud, aga sa ei julge nagu sellega välja tulla, sest see emotsionaalne side on hästi tugev, et aga mis siis inimesed nagu arvad, et sa ei julge lõpuni näidata. Võib-olla siin on natuke salvamist ka, on keegi sulle midagi halvasti ütelnud, sind kahtluse alla võib-olla seadnud ja tõesti haiget teinud ja siis sina oledki kohe nagu pimedusse ja tagasi tõmmanud. Et noh, võib-olla ongi see, et sa tahad punase kleidiga käia või tahad juuksed roheliseks värvida ja see on nii tugevalt sul sees, aga sa ei julge seda teha, et aga mida siis teised mõtlevad, jah. Nii et või siis näidata, mida sa oskad. Olgu see, noh, ma lihtsalt toon praegu näite, et selgelt kuulmine, selgelt tunnetamine ja tajumine, et ka seda sa nagu ei julgeks välja tulla. Nii et ega siin muud ei olegi, et tahab lahti lasta just see emotsionaalne side mingi vana hirmuga, mida teised arvavad, hirmuga, et äkki sind ei mõisteta, tehakse maha. Jaaguar ju ütleb, et sa ei pea peitma oma jõudu ainult sellepärast, et keegi teine ei oska seda vastu võtta, jah, keegi teine, jah. Et kas praegu või kunagi eelnevalt ei osanud vastu võtta. Nii et see vana sisemine vajadus tahab siin ümber kasvada, et sul ei ole vaja ennast pimedusega kaitsta ja mul tuligi isegi välja, et võib-olla sa tõesti oled ka kaalus maha võtnud ja sul on kogu aeg olnud tumedad riided. See ei pea olema just kaalu kaotamist, aga kogu aeg oled nagu tahaplaanile jäänud. Tumedad riided, keegi ei pane tähele, noh, see nõndanimetatud nagu hall hiirekene, aga siin on lausa must hiirekene. Ja kogu aeg nagu kaitsed ennast ja nüüd tegelikult tahab asemele tulla ikkagi see usaldus iseenda vastu, jah. Sest sinu teadmistel ja sinu tunnetusel on tegelikult põhi all, sinu oskustel on väärtus ja ära karda enda sügavust, ära karda enda väge.